Tere! Merelaegas on täna Tartus. Ja minu selja taga ongi üks Tartu jõe sadam. Ja nagu näete, on ka seal taga mul üks sild. Ja kui me siiamaani oleme teinud peamiselt mereasju, siis täna me teeme ka siseveenduse ülevaadet. Ja nagu te näete, ongi minu selja taga siis üks sadam ja jõesadam ja Emajõgi, olgu siis ka öeldud, on siis Eesti ainus täies pikkuses laevatatav jõgi, mis läheb siis Võrtsjärvest Peipsijärve. Ja siin on ka mitmed veeteed, mis liiguvad siis ka, lähevad siis Värska sadamasse ja tulevad sealt ka siis tagasi jälle mööda pikka Emajõge, nii et või mitte Värska sadamasse, vaid ka Piirissaare sadamasse. Ja seal siis saab ka niimoodi öeldakse aega veeta ja väga hästi. Ja näete, siin ees on minu selja juures on kaks liiklusmärki nii-öelda ja need liiklusmärgid siis tähendavad, et need on keelumärgid jõe peal ja tähendavad, et ära tekita kiiluvee lainetust see ülemine ja alumine on siis, et ei ole sildumiskohta. Et kai kohta, et siin on, et siia kõik paadid ja laevad väga vabalt tulla ei saa, et see on nii-öelda asutuse ja kinnine sadam. Et siin tegeletakse ja igasuguste muude töödega. Ja siis seal eemal, nüüd vist hästi ei paista seal silla peal. Silla kaare peal on siis rohelised ja punased märgid. Need siis tähendavad, kust kohast siis laev tohib läbi sõita ja et tähistavad siis nii-öelda laevarada sedasi. Või et laeva kurssi siis jõe peal, sest jõe peal on navigeerimine keerulisem kui mere peal. Ja sõidame siis edasi ja vaatame, mis siis järgmiseks tuleb. Ja jätkates videot olen oma nüüd tulnud Karlova sadamasse. Karlova sadam on Tartus päris uus, üks viimati ehitatud sadamaid. Ja minu selja taga on siis näete kõik need laevad ja paadid, seal on isegi merekooli laevajuhtide õppelaev seal keskel. Ja kui ma nüüd keeran siia poole, siis minu selja taga näete nüüd laeva Alfa, mis sõidab Piirissaarele. Ja kõik need laevad, mis te siin praegu näete, sõidavad siis Piirissaare ja Tartu vahet. Ja muidugi igale poole. Suvel on siin muidugi palju rohkem paate. Suvel on siin ka erapaadid, erajahid seisavad kai ääres. Karlova sadam on võrdlemisi mugav oma teenuste poolest. Seal natukene kaugemal paistab ka vanapaadi sild, mis oli nii-öelda katlamaja tagune, aga praeguseks on see, et katlamaja on nüüd ära lammutatud ja ka paadisild on ikka alles, nii et see on siis Tartu väikepaadi omanikele rohkem nagu mõeldud. Aga siin jah, minu selja taga, nagu ma näitan veel kord, on siis Setolaini laevad, mis sõidavad Piirissaare vahet. Emajõgi veel kord. Sild minu selja taga. Ka seal peal on rohelised ja punased märgid, mis näitavad, kust kohast laev sõita võib ja kust kohast mitte. Kes kellele siis teed andma peab. Aga sellega siis praegu sadamatest ja Emajõest Tartust lõpetame. Aitäh, et vaatasite. Kohtume järgmises videos.